meie oleme pool liikmeid perekond Maidlast ja meie elus on sattunud nii, et meie väiksem laps ei käi samas koolis, kus meie pere suurem laps. Mis koolis sina, Jarko, käid? Põlva Jakobi koolis. Sattus nii, et kunagi, kui hakati looma Põlva Jakobi kooli, sellest oli juttu ühel kirikukohvil, et selline idee on, et Põlvas võiks olla kirikukool. Siis Jarko oli selline hästi väikene veel ja ta roomas seal või käperdas laua all ja igal pool seal ruumides ringi ja ootas, millal saab pühapäevakooli ruumides mänguasjadega mängida. Ja ma vaatasin teda ja mõtlesin, et kui Põlvasse tuleb kristlik kool, siis see on täpselt see, mida meie oleme oodanud. Ja kui tuli Jakobi kool ja Jarko jõudis sinna vanusesse, kus tuli aeg minna eelkooli, siis see võimalus oli meie jaoks super, sest Jarkole ei meeldi olukorra muutused. Ja see võimalus, et aasta enne kooli saab laps tutvuda kogu koolimajaga, saab tutvuda enda õpetajaga, saab tutvuda tulevaste klassikaaslastega, see andis talle märkimisväärselt rohkem julgust tulla kooli ja tal kadus ära hirm ja ka minul kui lapsevanemal kadus ära hirm selle 1. septembri ees. Et kus isegi on väga-väga palju elumuutusi, sa tuled lasteaiast ja sa pead järsku saama ise hakkama, aga see kõik oli juba turvaline, tuttav, teada, isegi klassiruum oli teada ja see muutis selle alguse ja koolis käimise palju rõõmsamaks. Meie perele on hästi oluline, et koolikeskkond ei õpetaks ainult seda, mis on õppekavaga ette nähtud, vaid et lapsed õpiksid empaatiat ja üksteise mõistmist ja seda, et me kõik oleme eraldi inimesed, täpselt nii erinevad, kui me oleme, ent samas me suudame toimida ühes grupis ja me peame õppima kõiki mõistma ja kõigiga hakkama saama. Et sellist üksteise mõistmist, hoolivist, kogukonna tunnet, see oli see, mida meie otsisime. Ja see on see, mida me nüüd juba mitu aastat oleme ka siit Jakobi koolis saanud, et eelkool pluss siis 1. klass on läbitud ja nüüd uhkel sammul edasi.